Tere tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja mina olen teie saatejuht Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõik oma elus täiskäigul, kartmata olla esimene. Ja meie eesmärk selle saatega on siis jõuda nende naha alla ja saada aru, miks ja mida nad teevad selleks, et olla number 1. Täna on meil saates külas mees, kelle eesmärk on panna Eesti inimesed ja mitte ainult Eesti inimesed, vaid ka inimesed üle maailma liikuma. Ta on ettevõtja, isa ja meeletult rahustava häälega inimene. Pange käed kokku, tehke kõvasti lärmi. Tere tulemast saatesse Mikk Alvar Olle! Sportland, Be First podcast. Keha ei ole ehitatud mitte ilu ja esteetika jaoks, vaid ta on ehitatud mingisugust funktsiooni täitma. Ideid müüakse kilohinnaga. Need ei maksa mitte midagi. Ei olegi ju vahet, et kas sa lähed sinna mööda teed number 1, teed number 3 või teed number 9. Peaasi on see, et sa jõuad sinna. Sportland, Be First podcast. Patrik aitab mind aplausiga. Võimas. Aitäh, tore on olla siin. Üldjuhul, kuna Kairi jäi kahjuks haigeks, siis muidu oleks saanud seda topelt suure aplausi. Aga ma arvan, et enda sees ja ise võib ka endale vahepeal aplodeerida, nii et... Ja ma olen vähenõudlik inimene, nii et... Ahaa, okei, selle kohta me saame siis natuke hiljem teada. Aga me hüppame siis kohe teemasse. Me alustame igat oma saadete esimeste mänguga, kus siis meie alustame lauset ja sina selle lõpetad ja me räägime sinu esimestest. Hästi. Okei. Kas oled valmis? Olen valmis. Esimene spordiala. Ma arvan, et see oli judo lasteaias. Nii, räägi rohkem. Kuna ma kasvasin üsna kiiresti või ma olin kiire kasvuga, et siis ma olin selles üsna nii-öelda lasteaias. aga siis, kui oli aeg minna esimesse klassi, siis trenn jäi kaugeks ja siis vanemad otsustasid, et tuleb mulle leida mõni teine väljund ja sinna mu judopäevad jäid. Miks trenn kaugeks jäi? Tegelikult oli niimoodi, et ma ise läksin ju lasteaiamajast koolimajja ja trenn ise kolis ka ära tegelikult Piritale. Mina elasin sellel ajal Õismäel ja siis 6-aastast last üksi saata Piritale on ühesõnaga mu vanemad olnud selleks valmis. Aga kas siis seal lähetuses ei olnud ühtegi judo kohta või? Tegelikult oli. Judo kohta. Mis asi see oli? Judo trenni. Jah, täpselt. Oli, aga kuna minu see esimene judo treener oli legendaarne Andres Lutsar, siis ma käisin paaris teises trennis, aga see kogemus oli niivõrd teistsugune, et siis mul kadus selle ala vastu huvi. Okei. Aga kas sa mäletad ise ka, et mis emotsioonid sul endal sees olid tol hetkel, et siis mulle tundub, et miks ma seda küsin, on see, et väga paljudel lastel jääbki just selles vanuses sport pooleli või siis veidike hiljem, ja just sellistel põhjustel, et ma ei tea, treener läheb ära või koolivahetus, et kas endas oli mingi selline tunne ka, et oli nagu kahju kuidagi? Ma ei suuda meenutada seda. Võimalik, et oli, aga mingisugust sellist igikestvat armis ei jätnud, sest et siis mind pandi edasi karateesse. Seal ma käisin ikkagi mitu aastat, aga see ei sobinud mulle nii nagu judo sobis, nii et karate vastu mul sellist armastust ei tekkinud. Mis sporti sa üldse teinud oled oma elus? Judot, karateed, siis peale seda tegin korvpalli väga pikalt ja ma olin isegi mõõdukalt andekas selles, kuniks mul jäi kasv kinni. Ja siis kadus ka treenerite huvi selle vastu või ütleme minu vastu siis, et nagu ma ütlesin, ma kasvasin hästi kiiresti, et ma arvan, et ma võisin olla võib-olla 13-14 aastalt sama pikku ma olen praegu ja siis arvati, et poisist võib midagi tulla. Aga kui kasv kinni jäi ja ühe suvega nii-öelda tagamängijad must pikemaks kasvasid, et siis ma sain aru, et armastus võib ala vastu olla, aga tulevikku ei ole. Aga kuidas nii? Sa ei ole ju lühike. No, ma olen 1,85 ja kui sa mängid lapsepõlvest peale mängid keskmängija positsiooni,
siis seal rõhutakse teistele mänguelementidele, et sul tegelikult ei ole seda tehnikat. Ütleme 1,85 võib-olla napilt saaks Eesti liigas tagamängija olla, aga üldiselt praegu ka tagamängijad on üle 1,90 m. Et sul lihtsalt ei ole seda tehnikat ja siis, kui sa 16-aastaselt saad aru, et sul ei ole vähemalt nii-öelda keskmängija kohal, ei ole sul tulevikku, siis üldiselt on juba hilja hakata seda tehnikat järgi õppima, et see suurepärane pallikäsitlus, see tuleb ikkagi varasemas eas. Et meil on olnud küll, mitte Eestis, aga näiteks Leedus Arvidas Sabonis oli suurepärane pallivõlur, eks ole, meeletult pikk, aga tema fenomen oli ka see, et tema hakkas hästi hilja kasvama, et tegelikult need lapsepõlve aastat oli tagamängija. Nii et ta sai selle tehnika kätte, söödu täpsuse kõik selle ja siis ühel hetkel hakkas lihtsalt kohutavalt pikkust peale viskama ja siis lõpuks oligi tsenter, kellel oli tagamängija tehnika. Aga mul oleks olnud täpselt risti vastupidi. Aga kui sa lõpetasid, kui sa siis 16-aastaselt lõpetasid, kas siis jäi mingi paus sisse, enne kui sa hakkasid jälle spordiga tegelema või sa oled ikka kogu aeg olnud sportlik? Ma olen ikkagi kogu aeg olnud sportlik, ma arvan, et pigem võibolla paus jäi sisse siis, kui ma tulin karateest ära ja kuniks ma leidsin korvpalli, et see võis olla selline aastane paus või 1,5-aastane paus. Aga peale korvpalli või õigemini ma olin juba leppinud sellega, et korvpallis mul tulevikku ei ole ja siis ma leidsin enda jaoks jõutreeningud. Nii et see üleminek oli hästi sujuv. Ja mulle tundub, et see on üks põhjus, et miks ka oled sa praegu siin, et sa leidsid jõutreeningu. Kohtlemata. Väga lahe, aga sellest me saame natukese aja pärast veel rääkida. Ma lähen edasi esimest mänguga. Ma väga ootan tegelikult järgmise küsimuse vastust, et mis sealt võib tulla. Et esimene kord, kui sa tundsid kaotuse kibedust? Ega ma ei pruugi ju mäletada. No aga mis on esimene asi, mis kohe meelde tuleb? Ja tegelikult see võib olla, see võib olla ka ongi, et midagi kunagi vanemas eas, et lihtsalt midagi, mis kohe pähe hüppab. Las ma mõtlen kaotuse kibedust. Kindlasti spordis ma olen palju tundnud kaotuse kibedust, mida rohkem sa teed, seda rohkem sa kaotad. See on üsna paratamatu, see on tegelikult igal elualal niimoodi, et mida rohkem sa teed, seda rohkem sul on ebaõnnestumisi, aga seda rohkem on sul ka õnnestumisi. Kui see just ei ole Usain Bolt. Jah, aga kunagi tuleb ka see aeg, või tegelikult on juba käes, eks ole, et kus ta enam ei võida on ju. Ma ei oskagi sulle niimoodi öelda, et selles mõttes, et ma kaotan iganädalaselt midagi. Nii, räägi sellest natuke. Vaidlus enda abikaasaga kaotan pidevalt näiteks. Aga jah, esimene kaotus, ütleme, usutavasti see võis olla ikkagi spordivallas, ma arvan. Korvpallis mul tuleb üks hästi valus hetk meelde, et ma olin enda siis treeninggrupis põhikeskmängija. Ja arvasin ennast sellel hetkel üsna hästi ja siis pidime mängima 1-1 ja siis teine keskmängija, kes mängis teises viisikus, võitis mind selles 1-1, et see oli kindlasti suur pauk ego pihta. Aga ilmselgelt, ega see ei ole nüüd selles mõttes midagi katastroofilist. Aga see emotsioon väga selgelt oli, et see oli siuke reality check, et tõmba tagasi. Mõtle rahulikult, mida sa teed ja et asjad ei tule niisama. Kuidas sa üleüldiselt selliste kaotamiste või väikeste failidega hakkama saad? Praegu see on üsna hästi, aga see ei ole kindlasti olnud alati nii. Et ma olen varasemalt selliseid kaotusi üsna tugevalt üle elanud, hinge võtnud, aga ma olen selle kallal ka väga palju tööd teinud, et eks nad hinge ju mingil määral lähevad ikka ja peavadki minema, aga hästi tähtis on siis lihtsalt teha omad järeldused ja suuta siis edasi minna. Suuta neid järeldusi ka kuidagi realiseerida ja edasi minna. Miks sa ütled, et nad peavad hinge minema? Sellepärast, et neist on õppida, mitte kõigist. Selles mõttes, et juhusel on elus ikkagi hästi oluline roll mängida, et sa võid ju teha kõike õigesti, aga kui lihtsalt tähed ei ole joondunud mingil hetkel, eks ole, et siis ei saa midagi parata ja asjad ei lähe nii, nagu sa ise tahad seda. Aga sageli on kaotustest õppida. Kui sa kohe ütled, et sul ei ole sealt midagi õppida või sa ei taha seda analüüsida, et siis jääb palju õppetunde saamata, ma arvan.
No nendest õppetundidest me räägime pärastpoole veel, ma lihtsalt tahan tekitada FOMO tunnet, et ma usun, et siit on tulemas päris lahedaid lugusid. Mis õpetab väga palju, on ka armastus, mis on üks ilusamaid tundeid ja emotsioone ja olemisi maailmas. Kui me räägime sinu esimesest armastusest, siis mis sul selle kohta öelda oleks? Kas sa mõtled inimese vastu või mingi situatsiooni vastu? Kuidas sa ise tunned, et sa tahaksid vastata? No tavaliselt mõeldakse armastust nagu inimese vastu, et asja vastu armastust tunda on üsna nõme. Et siis peaks natuke oma eluvalikuid üle vaatama. Aga hästi keeruline teema, eks, et ütleme näiteks, kui ma vaatan enda suhetele tagasi, et nendel kindlatel hetkedel ma kindlasti arvasin, et ma armastan. Aga noh, ütleme, et näiteks enda abikaasa vastu ma tunnen selliseid tundeid, mida ma kunagi varem ei ole kellegi teise vastu tundnud, et siis ongi küsimus, et kas see oli armastus või see oli segu mingitest muudest tunnetest. Ma saan aru, et see jutt on hästi ümmargune. Aga palun, see on väga lihtsalt pane edasi. See on sinu saade, sa võid rääkida ükskõik siin, mis sa tahad. No nii. Aga jah, ma arvan, et armastus tähendab erinevate inimeste jaoks erinevaid asju. Et nii paari suhtes kui armastus, ütleme, lapse vastu või jah, mille vastu iganes inimesed armastust tunnevad. Et ma arvan, et iga inimene defineerib seda erinevalt. Et ma olen küll mitte nüüd liiga, selles mõttes tihti, aga ma olen mõelnud selle peale ja ütleme, et need inimeste vahelistes suhetes on see nagu veel keerulisem, et neid kihte on seal nii palju ja kas armastus on nüüd üks konkreetne tunne või ta on siis kombinatsioon mingitest erinevatest tunnetest ja kõik need tunded on nagu erineva kaaluga, et mingisugust head põhjapanevat vastust mul ausalt öeldes ei ole. Ütleme, enda laste vastu on selgelt täiesti piiritu, jäägitu, kompromissitu ja tingimusteta armastus, eks. Et aga see on ka nagu hästi harukordne, ütleme, et vanema ja lapse suhe ongi selline harukordne asi, et väga eriline asi, mida ma arvan, et mitte kellegi ja millegi muu vastu sa ei saa seda võrrelda. Kui palju sul lapsi on? 2. Ja kui vanad nad on? Üks on 8 ja teine saab kohe 6. Kui sa mõtled tagasi siis elule enne laste olemasolu, siis kui palju su elu paremaks on muutunud tänu sellele? Ikka on paremaks muutunud. Ta annab ikkagi mingisuguse dimensiooni annab juurde. Et jah, ma ei oskagi midagi muud lisada, on paremaks muutunud. Kui sa mõtled nüüd, aga mõtle korra tagasi sellele, kui sa polnud veel lapsevanem, siis kas sul oleks midagi soovitada mõnele noorele lapsevanemale, mida sa ise mõtled, seda oleks tahtnud küll teada enne? Ei midagi. Mul ei ole mitte midagi soovitada, sest et tead, suhted on erinevad, isiksused on erinevad, et see soovitus, mis toimib ühel, ei toimi teisel, et ma arvan, et iga lapsevanem on oma lapsega, selles mõttes üksi, et laps ei tule manuaaliga ka, eks ole, ema üsast välja, et sa loed läbi ja saad aru, milline see laps on, et mul on ka 2 last, eks ole, nad on suht erinevate karakteritega. Et see, mis toimib ühel, ei toimi teisele ja vastupidi. See on nii huvitav, see on üks teema, mille üle ma ise olen mõelnud, et kuidas saab olla, et ühe pere lapsed võivad olla nii erinevad, et need ju kasvatatakse tegelikult sarnases olukorras, situatsioonis, üldjuhul nendega käitutakse suht sarnaselt, aga mõned tulevad nagu täiesti erinevad. Jah. Ütleme, et minu lapsed ei ole nüüd täiesti erinevad, mõlemad on tüdrukud, vanuse vahe ei ole väga suur. Et ja nad kasvavadki samas keskkonnas, aga selgelt iseloomud on erinevad või ka see, mis neid motiveerib, on näiteks erinev. Väga lahe. Ma liigun edasi ja liigume hommikute juurde ja lapsevanema hommikud ja ilma lasteta inimeste hommikud on täiesti erinevad, aga kuulame siis seda, et mis on esimene asi, mida sina hommikuti teed? Esimene asi, mida ma hommikuti teen, on silmad lahti ja siis ma hästi kiiresti mõtlen enda päevaplaani läbi, et ma saan selle struktuuri paika. Ma üldiselt juba eelmisel õhtul mõtlen, et mida ma järgmisel päeval teen, panen enda mingi prioriteedid paika, aga siis
siis esimene asi on see, et ma mõtlen hästi kiiresti peas läbi, mida ma nüüd tegema pean, et saada see struktuur tagasi. Kas sa võib-olla tahad natuke jagada, et kuidas kas sa teed oma peas seda paberi peal? Seda teen peas, sest paberi peal ma olen juba, või arvutis tänapäeval, olen ma juba eelmisel õhtul selle ära teinud. Mingit nippe, trikke, kuidas sa oma aega planeerid? Mis on sinu jaoks kõige paremini töötavad süsteemid näiteks? Kõige paremini töötav süsteem on hästi labane. Ma valin ühe tegevuse, mida ma kindlasti pean järgmisel päeval ära tegema, et millel on siis kõige rohkem kaalu, mis on mitte kõige kiirem, aga millel on kõige rohkem kaalu, eks ole, et tegelikult on olemas selline asi nagu Eisenhoweri maatriks, selline kvadrant, millega sa siis saad suhteliselt hästi ja täpselt ära määrata, kui tähtis ja ajakriitiline mingisugune asi on, et osad asjad on tähtsad ajakriitilised, osad asjad on vähem tähtsad, aga ajakriitilised, siis on tähtsad asjad, mis ei ole ajakriitilised ja vähetähtsad asjad, mis ei ole ajakriitilised. Ja. Et selle kvadrandiga saab üsna täpselt aru, sa saad sellise sõela tekitada, et mis sul nagu tõesti oluline on. Et kui sa paned ühe asja paika ja sa suudad selle asjaga järgmisel päeval ära teha, siis üldiselt on päev korda läinud. Sest enamus inimesi ei tee seda. Ja olen ka ju mina avastanud päeva õhtuse saates, et tegelikult päev ei olnud produktiivne. Kui palju su produktiivsus või aja planeerimine on aja jooksul muutunud? Sest et ettevõtjana ja ettevõtte juhina, asutajana sa ikkagi vastutad ju väga paljude inimeste eest, mitte ainult iseenda aja planeerimisest, aga sellest, et kõigil teistel saaks ka mingis mõttes saaks asjad tehtud, et mida sa aastate jooksul muutnud oled? Katsun sellist entroopiat ja täielikku kaost struktureerida, on aus vastus. Vau, see tundub päris suur töö. See ongi suur töö, suhteliselt viljatu. Sellepärast, et iga päev olukord muutub, erinevatel inimestel on erinevad ülesanded ja seal navigeerida on väga keeruline ja mina olengi võtnud, ütleme, enda ettevõttes selle suuna, et inimene peab olema suuteline ise enda aega juhtima ja siis me lihtsalt koos vaatame need eesmärgid üle, paneme mingisugust deadline'i või siis ajaraamistiku paika. Et see, kuidas inimene ise nii-öelda seda teed või teekonda selle finišinis planeerib, see on paljuski ikkagi tema asi. Jah, et kui ma kunagi ei olnud aja planeerimises eriti hea, mis ei tähenda seda, et ma olin laisk, vaid pigem see tähendas seda, et läksid öösse välja töötunnid, siis ma ei ole seda saanud nüüd küll lõpuni välistada, et läheks öösse välja. Aga ütleme, et ma olen muutunud paremaks selles, et vähem tööpäevi läheks öösse välja. Aga kuidas sa oma tööd ja eraelu manageerid, et päris väsitav võib olla see, et sa tuled koju, sul on lapsed, abikaasa, sa pead nendega olema ja siis öösel veel teed tööd, et kas unetunnid tulevad täis või? Üldiselt tulevad, et ega peabki prioriteete seadma ja kõike ei saa teha hästi, aga lihtsalt nendes tingimustes, mis sul on, tuleb leida see parim lahendus, et ma katsun enda lastega tegeleda nii palju kui võimalik on ja nii edasi. Nii, et tööasjad saaks ikka tehtud parimal võimalikul viisil, aga see ongi raske, et see on igapäevane balansseerimine ja mida rohkem, ütleme, saab aega jaotada sellistesse plokkidesse, seda üldiselt parem ja struktureeritum see päev on, mida ma lihtsalt ise enda peal olen näinud, et kui ma võtan, ütleme, 6-8 võtangi aega perele, et siis ma üldiselt väldin millegi muu tegemist. Ja siis, kui lapsed on voodisse läinud, et siis ma veel vaatan, et kas ma pean panema veel tund aega töösse või ma saan seda teha järgmisel hommikul.
No see ettevõtjana oma aja manageerimine see on ikka päris tricky värk, et omastki käest tean seda, et sest et tööju ei saa kunagi otsa, kogu aeg tuleb juurde ja ise annad endale neid asju kogu aeg. Et ma lõpetan esimest mängu ära ja siis ma tahan küll selle juurde tagasi tulla, siis meil on 2 küsimust veel ja eelviimane küsimus on esimene ettevõte. Ma täpselt ei mäleta või ma ei suuda enda peas panna kronoloogilisse järjekorda, sest et see oli kindlasti ülikooli ajal, peaaegu 20 aastat tagasi. Ma õppisin, sellel ajal oli siis veel pedagoogiline ülikool, õppisin reklaamimagoloogiat ja siis me tegime reklaamiagentuuri. Tudengitena, jah. Kuidas sellega läks? Ta kasvas välja üritusturundusagentuuriks lõpuks. Ja see üritusturundusagentuur oli isegi mõõdukalt edukas. Aga jah, ütleme, et ta oli pidevas muutumises. Ja väga palju kogemusi. Selles mõttes mingisugust suurt edu kindlasti ei olnud, aga kogemusi sai küll kindlasti väga palju. Aga mille taha see suur edu võis jääda? Kogemuste kindlasti. Kogemuste, mis puudutab lihtsalt spetsiifilisi tööalasid oskusi, siis kindlasti ka inimsuhete koordineerimise kogemused olid kehvad ja nii edasi. Aga ega muidu ongi raske kiirendatud korras õppida, kui ei viska ennast nii-öelda sündmuste keerisesse, eks. Aga sa usud, et seda on võimalik kuidagi koolis õppida? Või see on ainult midagi sellist, mida saab õppida praktiseerides ja tehes? No mina kindlasti ei suutnud seda koolis õppida. Et võib-olla on olemas koolid ja andekad õpilased ja nad suudavad neid situatsioone päris eluliselt läbi mängida. Mina ise ei ole seda kohanud. Et mina eelistan seda päris elulist kogemust kindlasti. On sul mõni soovitus sellisele noorele alustavale ettevõtjale, et mida sa siis enda ettevõtete pealt, mida sa kõike teinud oled õppinud? Jällegi ma olen nende soovitustega hästi ettevaatlik. Aga proovi, anna midagi. Või mida sa tunned, et mida sa ise oleksid tahtnud teada? Siis. Ma olen selle peale mõelnud, et mida mina oleksin teinud teisiti, kui mul oleks olnud selline kogemuste ja teadmiste pagas, nagu mul on praegu. Ja aus vastus on see, et usutavasti mitte midagi, sest et ka ettevõtlus või elu üldse on ikkagi sellise inimese arengu protsess. Ja see, kui palju ma oleks üldse suutnud midagi vastu võtta, mida nii-öelda vanem nooremale minale oleks öelnud, see on küsitav. Ja ma arvan, põhiline ongi see, et sa pead lihtsalt olema pidevalt valmis õppima ja omandama uusi asju. Aga see, mida sul mingisugusel konkreetsel eluhetkel vaja läheb, mingisugust nõuannet, suunist, see muutub ja see muutub üsna kiiresti ja see muutub suhtes sellega, et mis etappi sa elus parasjagu läbid, kellega sa koos asju teed, sinu iseloomuomadustest ja nii edasi. Et see, ütleme, ka praegu Roobuses meil on nõukoguga, või siis minul on nõukoguga kohutavalt vedanud, et need on ettevõtjad, kes on väga palju ise läbi käinud, läbi kogenud, läbi teinud ja nemad ei ütle, et Mikk, ma soovitan sul teha nii või naa või kolmandat moodi. Mida nemad teevad, nemad räägivad enda kogemustest, et kui mul on olnud selline situatsioon, mina olen käitunud niimoodi ja ma olen saanud sellise tulemuse. Aga ajaloost me saame ju tegelikult ainult võtta mingisuguseid suuniseid, sest et iga hetk on uus, keskkond on uus, mingisugune turu sentiment on teine, eks ole. Et ei ole sellist võitja valemit, mida sa saad istutada suvalise kohta, suvalisel ajahetkel ja see kindlasti töötab. Et ka nõukogu praegu pigem jagab enda kogemusi ja siis see, mis mulle nagu külge jääb või inspiratsiooni tekitab, siis seda ma rakendan, arvestades siis seda konkreetset situatsiooni, mis vajab lahendamist. Et jah, selles mõttes ma olen väga
ma olen ka samamoodi, ütleme noorematele rääkinud, et mida mina mingites situatsioonides olen teinud, aga ma samamoodi väldin, et seda kindlalt soovitust, et nüüd sa pead nii tegema, sest et mina tegelikult ei tea, mida tal vaja on. Et ainuke asi, mis ma saan teha, on oma kogemusi jagada ja räägin mina vormist. Ja nii palju, kui tema näeb kaasavõtmiseks vajalikku, ma loodan, siis nii palju võetakse ka. Ja praeguses maailmas see on natuke selline, see veidike vajalik tegevus ka, sest et kui sa soovitad kellegile midagi, ta võtab selle vastu, siis pärast see ei lähe niimoodi, siis sealt võib tulla mingisugune backlash ja siis selle jamaga pärast tegeleda. Ma arvan, nagu ärilises aspektis seda võttes on väga mõistlik lähenemine, et ma ise olen tegutsenud natuke aega coach'ina ja seal on üks esimene asi, mis meile õpetatakse, on see, et sa ei tohi mitte kunagi soovitada. Sest et muidu sa võtad vastutuse mingil määral selle inimese elu eest. Jah, samas kui sa vaatad, siis mingil põhjusel väga suur osa ühiskonnast eeldab, et nad peavad arvama igast asjast midagi. Ja omama hästi kindlat vaatenurka ja siis väga vokaalselt seda väljendama. Samas mitte vastutust võttes. Et ühesõnaga, meil on sellised segased, aga põnevad ajad. Aga mis sa arvad, et miks me teeme niimoodi? Miks me arvame, et meil peab olema iga asja vastu arvamus või et kuidas sellest üle saada? Ega me ju seda otseselt hukka ei mõista, et selles mõttes meil on vaba meedia, vaba ühiskond, inimesed rääkigu seda, mida nad tahavad rääkida või seda, mida nad peavad vajalikuks rääkida. Ma arvan, et motivatsioonid on hästi erinevad, et jah, ma ei saa näpuga küll näidata ühte, teise või kolmandasse kohta, et see põhjus on siin. Et ma arvan, et erinevatel inimestel on erinev motivatsioon. Võib-olla osad tunnevad, et muidu neid ei kuulda. Võib-olla osad, jah, ühesõnaga. Iga asi, mida ma siin välja pakun, siis ees oleks võib-olla, eks ole. Aus vastus on see, et ma arvan, et seal on hästi palju erinevaid põhjuseid ja minu poolest on see täiesti okei. Lihtsalt probleem on see, et väga paljud inimesed ei ole valmis vastu võtma seda infot. Et nii nagu ikka, väga palju infot on negatiivne, mingisugune süüdistamine, mingisugune halvakspanu väljendamine, näitamine, et küll teised oskaksid paremini, sina oskad õudselt kehvasti, eks ole. Et väga paljud inimesed ei suuda sellise avatud kriitikaga toime tulla. Ja see siis omakorda genereerib hästi palju probleemi isiksuse tasandil ja seda me näeme ka, et eriti lapsed on hästi vastuvõtlikud sellele. Ja nendega selle asjaga seotud probleeme me teame kõik, eks. Mulle tundub, et ka paljud täiskasvanud on väga vastuvõtlikud sellele, et inimesed, see on üks väga oluline oskus minu arust, mida võiks õppida iga inimene, et kuidas võtta vastu kriitikat. Tagasisidet, teisi arvamusi. Ja. Kas see oli küsimus mulle? Sa võid seda, kui sul tekkisid mingid mõtted, sa võid seda jätkata. Nagu ma ütlesin, siis 10-15 aastat tagasi ma kindlasti võtsin asju rohkem südamesse. Kriitikat tuleb kuulata, aga tuleb osata teha selline triaaž või selline sõel, eks ole, et milline kriitika on mõtestatud kriitika, asjakohane kriitika ja milline kriitika on lihtsalt kriitika selle kriitika tegemise pärast. Aga eks ta on hästi paljuski selline elukestev protsess. Ma olen kuulnud sellist ütlust, et ära kunagi võtta hinge või südamesse või kuula inimest, kes sind kritiseerib, kui sa ei läheks tema käest küsima nõu. Et jah. Ja eks ju kriitikat saab teha ka väga mitmel erineval viisil, eks ole. Ma eestistan praegu ühe ingliskeelse lause, et kõige valjemad puud, mahakarjumised tulevad kõige odavamatelt kohtadelt. Et see, kui sa viskad teatri tagantreast tomatiga, eks, et siis see ei näita eriti palju selle inimese kohta, keda sa viskad. Küll aga see näitab üsna palju selle kohta, kes see viskaja on, eks.
see on inglise keeles on tegelikult, kuna meil on Be First podcast, siis võib ka inglise keeles rääkida, et what Susie says about Sally says more about Susie than about Sally. Jah, no mina oleks tahtnud öelda, et the loudest boos come from the cheapest seats. Niimoodi. Aha. Et eks ta nii on. Need inimesed, kes annavad suure tõenäosusega sisulist ja asjalikku kriitikat, neil on sageli olemas ka see loomulik intelligents vormistada see kriitika selliselt, et see ka näiks mõtestatud kriitika, mitte lihtsalt lahmimine. Aga me nüüd ei lahmi viimase küsimuse juures, sellepärast et see on, kui me oleme rääkinud nüüd natuke võib-olla sellisest negatiivsetest pooltest, siis lõpetame esimeste mängu positiivse siis noodi peal. Et mis oli sinu esimene suur õnnestumine? Jällegi ma ei oska öelda, aga kui sa ütlesid, et kui sa küsisid sellist suurt pettumust, eks ole, mis asi on esimene asi, mis mulle pähe kargab, siis ma arvan, esimene suur õnnestumine, kus ma tõesti olin väga õnnelik. Ma käisin põhikoolis, käisin koolis Õismäel. See oli selline elukohajärgne kool ja mul läks üsna hästi, ma olin üsna hea õpilane. Aga keskkooli ma kandideerisin nii-öelda eliitkoolidesse. Ja minu suur soov oli saada sisse Prantsuse Lütseumi. Ja siis, kui ma sain sinna sisse, siis ma tundsin küll, et see minu jaoks oli hästi suur õnnestumine. Et ma nägin selle nimel ka palju vaeva, aga ütleme, et see emotsioon on kuidagi mingil põhjusel hästi värske siiamaani. Väga, väga huvitav, see on päris pikk aega tagasi. Mida sa tegid selleks, et sinna saada? Võtsin vene keele järeleaitamistunde. Võtsin veel milleski järeleaitamistunde, lugesin palju. Ehk siis tegid ekstra? Tegin ekstra ja üsna palju tegin ekstra. Kui palju sa praegu oma elus, karjääris teed ekstra? Oled overachiever? Kindlasti jah. Ma lugesin Mart Pomi raamatut ja siis seal jäi kõlama selline väljend nagu salatrenn. Ja mina olen sellise salatrenni suur pooldaja ja austaja. See ei pea olema ju otseselt trenn, eks ole. aga see, et sa teed midagi ekstra, et ma arvan, et see annab sulle hea enesetunde. Sa valitsed siis paremini seda temaatikat, kui üldine selline keskmine tase eeldab. Seal on hästi palju plusse. Ja kusjuures sageli selle salatrenni tegemine ei ole isegi väga suur nagu äsk. Et see ei võta oluliselt tüki küljest ära. Et kui sa pead üritad ennast mingisuguse teemaga kurssi viia ja võtad iga päev näiteks 15-20 minutit rohkem ja arutad kokku palju see teeb nädalas või kuus, et siis sa tegelikult saad aru, et kuivõrd palju sa rohkem näiteks õpid. Et mina olen suur salatrenni fänn. Milles sa ennast kõige rohkem salatrennid? No ma katsun seda printsiipi rakendada põhimõtteliselt igal elualal, kus ma tunnen, et seda on vaja ja mis on mulle oluline, eks, et mille fänn ma olen. Kindlasti tervisevaldkond, spordivaldkond, aga enesearengu valdkond on kindlasti see, kuhu ma olen pööranud rohkem tähelepanu, kui tavaliselt inimesed seda teevad. No nii, aga pöörame natuke tähelepanu sellele, et kust sa oled tulnud, mida sa oled pidanud tegema selleks, et jõuda siia tänasesse päeva. Et räägi võib-olla lühiselt lihtsalt oma lugu, et mis on toonud sind selleni, et sa oled praegusel hetkel Roobuse CEO ja asutaja? Jaa. Fanatism tervise ja spordi vastu. Selle tegevuse vastu. Mul on, ütleme, selline väike hobi ja ma üritan seda ka rohkem võib-olla lahti mõtestada,
jah, ütleme 100 meetri sprint minu jaoks ei ole tingimata 100 meetri sprint, et ma üritan seda nagu rohkem lahti mõtestada läbi võitluse iseendaga ja nii edasi, et minu jaoks on sellised tervislikud eluviisid, sport, tervislik toitumine on hästi oluline. Ja mul on olnud mitu ettevõtet. Ja kui ma rääkisin, et meil oli üritusturunduse ettevõte ja kui oli eelmine suur majanduskriis, siis ilmselgelt üritusturundus oli see, kust võeti kohe eelarved ära. Ja mul oli nädal aega oli üsna selline kurb olla. Aga siis ma mõtlesin või andsin endale lubadus, et tead, ma tegelen sellest hetkest alates ainult selle või nende asjadega tööalaselt siis, mille vastu ma tunnen suurt kirge. Et me ei saa vältida järgmisi majanduskriise või mis iganes mõõnasid tööalaselt ja nii edasi. Aga kui sa tunned suurt kirge selle vastu, mida sa teed, siis on sul palju lihtsam nendest mõõnadest üle saada. Sul on lihtsam võib-olla midagi ohverdada, sul on lihtsam teha rohkem tööd või mõtestatumat tööd, kirega tööd. Et siis ma andsin endale selle lubaduse, et ma tahan teha ainult tööd selles valdkonnas, mille vastu ma tunnen tõelist fanatismi ja sealt hakkasingi tegelema spetsiifiliselt spordi, tervisliku toitumise, tervise valdkondadega. Viimased nüüd 3 aastat sa oled ehitanud üles sellist ettevõtet nagu Robus. Räägi natuke sellest täpsemalt. Jaa, asi saigi alguse, ütleme tegelikult usutavasti juba 4 aastat tagasi. Ma aastaarvutus on juba kehv, aga ütleme suurusjärk on selline. Ja nagu ma ütlesin, ma olen fanaatiline trennitegija ja fanaatiline jõusaalis käija olin. Ja ühel hetkel ma nägin, et mul on väga keeruline õigustada seda aega, mida ma kulutan trenni minekuselt tuleku peale. Ja kui sa näed veel trennis mõnda tuttavat, kes tahab sinuga hirmsasti juttu rääkida, et siis lihtsalt need treeningsessioonid muutusid niivõrd pikaks. Aga kuna mul oli ka sellel ajal oli ettevõte, mul olid lapsed, mul on ka muud hobid, et siis mul lihtsalt oli hästi keeruline enda jaoks õigustada seda aega. Et kui mul oli jooksutrends, ma lihtsalt panin jooksutossud jalga, lähed kodust välja, tuled seal 40 minuti või tunni pärast tagasi, käid dušel ja valmis, eks ole, et see ajaline, see aeg on üsna mõistlik, aga kui ma lähen trenni 20 minutit, tulen tagasi 20 minutit, lobisen veel trenniga ajal 20 minutit, eks ole, et siis on juba tund on läinud mitte trenni tegemise peale. Ja siis ma hakkasin otsima võimalusi, kuidas ma saaksin optimeerida oluliselt enda jõu ja jõu vastupidavust treeninguid. Tellisin igasugune värk endale koju. Abikaasa käskis pool kiiresti ära visata ja ma ei leidnud enda jaoks seda õiget lahendust. Aga miks ta käskis ära visata? Kas need olid liiga palju või need ei olnud head? Võtavad ruumi. Et kui sul on ikkagi on ellips keset tuba, siis on jama tegelikult, kui sa oled korteris. No mõned inimesed kuivatavad pesu seal selle peal ja üldse ei kasuta. Panevad lilled. Ja mina oleks võinud ka seal pesu kuivatada, eks ole, aga abikaasale sellised asjad ei meeldi. Et ühesõnaga jah, et ma ei leidnud enda jaoks seda head alternatiivi ja tutvusin erinevate uuringutega, mõtlesin, mis üleüldse võiks olla selline treeningmodulatsioon, mida ma saaksin oma jõutrennides kasutada ilma, et mul oleks kodus meeletu virn, kange ja hantleid ja nii edasi. Ja üks asi, mis väga silma torkas, oligi muutuva vasturaskusega treening. Meie kasutame selleks treeningkumme, eks ole, aga jõusaalis näiteks ketid on täpselt sama asi, eks ole, et mida suurem on amplituud, seda rohkem see vasturaskus muutub. Ja väga paljud uuringud näitavad, et muutuva vasturaskusega trenn on sisuliselt sama tõhus, kui on staatilise või konstantse raskusega treeningud. Mingites harjutustes on ta tõhusam, mingites harjutustes on vähem tõhus, aga kui ma hakkasin mõtlema, et jah, ma võib-olla ei saa kükki teha selle raskusega, millega ma jõusaalis teen,
aga samas ma saan selle raskuse üsna ligi lähedale, pluss ma saan mängida muude treeningmodulatsioonidega sinna juurde. Ma saan tegelikult selle koormusintensiivsuse ikkagi kätte, aga ma ei kuluta tundi aega lihtsalt mineku tuleku peale, eks ole. Aga sellistel treeningkummidel oli hästi suur miinus, sa tegelikult ei saanud kasutada seda täit potentsiaali, sellepärast nad kohutavalt ebamugavad. Siis mõtlesin, et okei. Ma olen varem ka tooteid välja töötanud ja siis töötasin välja sellised hästi lihtsa konstruktsiooniga seadmed, nüüd neid tuntakse gymbaride nime all, mis sisuliselt pakuvad sulle hantliga võrreldavat kasutusmugavust, kasutades treeningkumme. Ja suht uskumatu, aga sellise lahenduse peale ei ole nagu varasemalt keegi tulnud, et me võtsime selle peale Euroopa disaini patendi. Ja kuidas see võimalik on, et keegi pole selle peal varem tulnud? Et teinekord lihtsad asjad on võib-olla liiga lihtsad, et keegi nende peale tuleks, eks ole. Et vanaema otsib ka prille, aga prillid on ninal. Tegelikult ütleme selle viimase kuju paikaajamine on tegelikult väga keeruline, ütleme lihtsalt puht selle geomeetria mõttes ja kuidas seda toota niimoodi, et millised nurgad seal on niimoodi, et see kumm ei libiseks, ta oleks paigal, aga ta ei kulutaks seda läbi, et ühesõnaga sellised väikesi tehnilisi nüansse, mida lihvida oli hästi palju. Aga minu treeninguid muutis see täielikult, et ma ei ole jõusaalis käinud 3 aastat. Ühtegi korda. Et siis kui ma hakkasin, kui me saime esimesed prototüübid tehtud, siis ma veel 2 korda käisin jõusaalis, pettusin. Miks nii? Jah, et ütleme näiteks muutuva vasturaskusega treeningu puhul on sul vigastusoht väiksem. Et mul on õlad ma kunagi õlad olen suhteliselt tugevasti tuksi keeranud rinnalt surumisega. Ja ongi, et kui sa oled kõige sügavamas negatiivses faasis, eks ole, et siis rotaatorid ja hästi suure pinge all. Ja ma ei tea, võib-olla mul ei olnud siis nagu kunagi nütti ka, et ütleme need kõige paremad soovitused parimatelt kurudelt jõusaalis on vähemalt minu puhul lõppenud tavaliselt vigastustega. Ja ma saan täpselt selle sama koormuse kätte, kas ühesõnaga roobusel treenides, olgu siis kodus või looduses. Suvel ma väga palju kasutan seda võimalust, et ma kas treenin aias või lähen lihtsalt looduskaunisse kohta. Mul on reisil kaasas, eks. Ühesõnaga jah, tootestasime selle toote, tegime sellele Kickstarteri kampaania lihtsalt, et vaadata, et kas keegi teine saab ka aru, kui vahvate asjadega tegemist on ja saadi aru. Ja praegu meil on väljatöötamises uue gymbarde mudelid, edasiarendused, kaasa arvatud ka selline kõrgtehnoloogiline lahendus, mis loeb automaatselt kordusi tehtud töö hulka. Ja sa saad aru, kui palju sa reaalselt raskust tõstad, nagu tonnaaži mõttes trennis. Arvutab välja sul sellise asja nagu Robust Power Score, kus on siis aeg, tehtud töö, nagu tõstetud tonnaaž, selle intensiivsus on pandud siis nagu valemisse. Ja väga põnevad arengud, et me praegu muudame, ühesõnaga, siis kui meil oli inventar, siis mida ma ka mõistsin kohe on see, et minul on üsna suur staaž jõusaalist ja mina tean, kuidas trenni teha. Ja mul on palju mõtteid selles osas. Aga ütleme inimene, kellele trenn ei ole olnud elus nii tähtsal kohal, ta ei tea. Ta ei oska seda kasutada ja kui oskab, siis tal mõtted või uued mõtted lõpevad kohe ära. Ja sealt hakkasime siis arendama videotreeningute platvormi, kus praegu on ka sadu erinevaid treeninguid gymbaaridega, aga platvormi osas on meil hästi põnevad uued arengud. Ehk et mida meie kasutajad on öelnud, ongi just see, et nad tegelikult tahaksid, et sellest Robust Athleticsist kasvaks välja treeningstiil. Umbes nii nagu on Pilates või Body Pump.
et terve keha treeningul baseeruv treeningstiil ja see on hetkel see, mida me välja töötame. Et meie idee, ütleme siis meie eesmärk on see, et see treeningstiil peab aitama inimesel saavutada selline hübriidkeha, mis võimaldab siis teha rasket tööd pika aja vältel. No ütleme, et umbes CrossFitil on umbes samasugune idee, et sa oled hästi mitmekülgne, sa oled tugev, sa jaksad joosta ja nii edasi. Lihtsalt CrossFit keerab sul lihtsalt liigesed tuksi, kui sul ei ole tehnika paigas, eks ole, et kui sa hakkad neid Olympic lifte tegema, et siis inimesed tegelikult harjutavad seda tehnikat. Tehnika ongi tegelikult ju see, mis tõstab, eks ole, kõigepealt on tehnika ja siis tuleb jõud järgi. Et meie ei eelda seda, et inimesel oleksid need teadmised olemas, et ta on liigestele ja kõõlustele on ta palju säästvam. Aga see põhimõte on sama, et ta peab suutma, inimene peab suutma teha rasket tööd pika aja vältel. Et selline hübriidkeha on meie eesmärgiks. Mina ise olen sellise loogika järgi, ma tegelikult hakkasin selle loogika järgi treenima juba ka jõusaalis. Aga lihtsalt ma tahtsin seda ideed edasi kanda roobusesse. Lihtsalt huvi pärast täiesti teisest kontekstist. Kust see nimi üldse tuli? Tead, ta tähendab ladina keeles jõudu, tamme, midagi sellist, eks. Mitte et midagi sellist, vaid et ladina keele eksperdid on öelnud, et ta tähendab kas jõudu või tamme. Nagu eesti keeles kuu tähendab ka mitut asja. Aga ma tahtsin ka seda, et see nimi oleks selline nagu tugev, jõuline ja et teda saaks hääldada nii eestlane kui hispaanlane. Et ta oleks selline, et see nime kuju oleks lihtne ja üsna arusaadav. No põhimõtteliselt 4 aastat olete seda teinud. Mis on olnud kõige suuremad takistused selle projekti ellu viimisel? Ütleme, et võib-olla suurim takistus on see, et tegelikult ei ole väga palju revolutsiooni toimunud just nii-öelda jõutreeningute vallas, et jõusaal kontseptsioonina on niivõrd tugev ja kinnistunud inimeste peades, et paljud ei ole isegi nagu valmis kaaluma mingit alternatiivi või proovima alternatiive. Selles suhtes see COVID-i pandeemia tegi meile head, et ma ei pea nüüd silmas meie nii-öelda ettevõtte rahalisi eesmärke, vaid pigem see, et inimesed olid sunnitud mõtlema kastist välja ja hästi paljud avastavad, et ma tegelikult ei pea olema saalis selleks, et saada korralik treening. See tähendab seda, et inimesed ei võiks seal käia. Jõusaalil on oma väga selge koht ja kui minul ei oleks olnud raske õigustada seda aega, mida ma kulutan jõusaali mineku tuleku peale, siis ma käiksin siiamaani jõusaalis. Või kui mul ei oleks mingisuguseid muid hobisid ja nii edasi, eks ole. Et siis mul ei oleks endal olnud seda motivatsiooni üldse midagi kõrvalt vaadata, ma käiksin jõusaalis ja ma oleksin kindlasti väga rahul. Et võib-olla see selline paradigmaatiline muutus on nüüd viimasel ajal hakanud tekkima, mis ei tähenda seda, et see on nüüd mõnusalt kinnistunud, eks. Ja ka roobusel on niimoodi, et oleme teinud tagasiside küsitlusi, ütleme kuskil pooled, natuke enam kasutavad roobust enda ainsa treeningmetoodikana. Kuskil 30% miksivad, nad käivad jõusaalis, kasutavad roobust, mis on väga fine. Ja ülejäänud võtavad roobuse kaasa näiteks maakoju või reisile, kohta, kus neil ei ole muud võimalust võib-olla treenida otseselt. Nii et meie kindlasti ei vastanud ennast jõusaalile. Meil on mingisugused olulised väärtuspakkumised, mis kindlasti kõnetavad suhteliselt suurt publikut. Aga me ei vastanud ennast jõusaalile, et kui inimene käib jõusaalis, treenib roobusel, kõik on väga fine. Ma saan aru, et sa ise teed päris palju trenni sellega.
ma ainult sellega teengi. Kui palju sa näiteks trenni jooksul mõtled, okei, ma teen nüüd seda harjutust, seda ma ei saa teha, nüüd peaks tegema selle muudatuse selles, ma ei tea, ülesehituses või ma ei tea, lisama mingisuguse uue aspekti juurde. Et kas sa saad üldse teha trenni niimoodi, et sa ei mõtle töö peale? Ikka. Ikka saan. Ütleme niimoodi, et esiteks defineerime, mis on töö, see ei ole minu jaoks töö. et kui ma treenisin jõusaalis, siis ma ka mõtlesin, et kuidas ma võiksin küünarnukki keerata mingi harjutuse puhul niimoodi, et see nagu targetiks seda kohta, mida ma tahan, et targetiks. Ütleme näiteks rinnad surumine, eks ole, väga oluline, et millise gripiga sa võtad, kuidas sa küünarnukki keerad ja sa saad targetida suhteliselt erinevaid osi, eks ole. Jah, loomulikult õlg saab ja rind saab, aga tegelikult sa saad spetsiifiliseks ja ütleme nagu pinpointides nagu suht hästi, eks ole. Ja roobusega ma teen ju täpselt sama asja. Aga see ei ole minu jaoks kuidagi mingisugune töö. See on äge, see on lõbu. Aga roobus siiski on ju sinu töö, karjäär praegu. Jaa, aga see on kõik mulle nii nagu loomulik ja loogiline. Et meil on iseenesest koostatud üsna suur harjutuste pank sellistest levinud jõusaali harjutustest ja me näitame, et kuidas roobusega saad täpselt seda sama asja teha. Või siis väga ligilähedaselt sama asja. Aga mis mulle praegu sellest veel enam huvi pakub, ongi just nii-öelda erinevate treenimodulatsioonide miksimine. Kuidas teha erinevaid supersette, nagu mis harjutustega, mida roobus võimaldab, mida võib-olla jõusaal ei võimalda, neid on. Ja olema oma treeningute ülesehituses kreatiivsem. Jõusaalis on niimoodi, et sul on absoluutselt iga asja jaoks on sul erinev masin või sul on suur variatsioon hanteid, eks ole. Ja see võib ka väga palju inimest suruda või treenijat suruda kasti. Me kõik teame neid, kes on käinud 5 aastat jõusaalis ja nad teevad täpselt sama kava. Ja nad näevad täpselt samasugused välja, kui siis, kui nad esimest korda saali läksid. Et seal on võimalik ka lihtsalt, kuna mingid asjad on tehtud hästi kuidagi selliseks nagu lihtsaks, et siis inimesel kaob motivatsioon või kaob selline incentive ära midagi uut proovida. Ja siis tehakse päevast päeva, tehakse täpselt sama asju, ilma teistsuguste tulemust. Ma hakkasin praegu mõtlema, et me pole kordagi tegelikult kirjeldanud, et mismoodi see asi üldse välja näeb. Sa oled öelnud, et seal on baarid, aga mõtle, kui kuuleb meid praegu inimene, kes ei tea mitte midagi sellest, mis asi on see baar või kuidas see kodus üldse välja näeb, siis kuidas sa praegu kirjeldaksid seda, kui sul ei ole seda, meil ei ole seda praegu siin stuudios olemas ka, on ju? Siis see, kes ei tea, läheb www.robusethletics.com ja vaatab. Aga mis ta põhimõtteliselt on, ta on set 4 erineva vasturaskusega treeningkummist, 2 sellisest käsikust, ta on alumiiniumist käsikud, kuhu kumm läheb siia sisse, niimoodi, et see tõmberaskus on sul käe sees, meenutades väga hantlit või kangi. Ja sa saad põhimõtteliselt, sul ongi nii-öelda hästi selline tugev grip, firm grip, nii nagu sul on kangi või hantlitega. Ainuke asi on see, et sul see vasturaskus ei ripu mitte selle, ütleme see hantli küljes, eks ole, ja ei ole siis fikseeritud näiteks 10 kilo, vaid kui sa teed kummiga, siis nagu ma ütlesin, see vasturaskus muutub, et ühel hetkel ta võib olla 0 kilo ja teisel hetkel ta võib olla 17 kilo. Et sa saad näiteks faase treenida palju paremini sellise muutuva vasturaskusega. Mis faase? Ütleme näiteks, kui sa teed curl, eks ole, et siis sa saad nüüd ülemist faasi treenida. Kui keegi kuuleb meid praegu Spotify's ja mitte midagi aru, siis tulge palun YouTube'i, vaadake, näete, kuidas Mikki ennast näitab seda kõik ette. Ja ütleme, et harjutus amplitud erinevaid faase saad treenida. Jah. Et ta on oma olemuselt lihtne, aga see teeb ta hästi lihtsasti kasutatavaks ja hästi lollikindlaks. Ja ta võtab ülivähe ruumi, 1,5 kilo ja sul on sisuliselt on sul peaaegu, et tervikliku jõusaali varustus on sul nurgas olemas.
räägime natuke sinu olemusest. Milline juht sa oled? Siin on jälle see teema, et kuidas ma iseennast näen, eks ole. Ja täpselt. Ja see, kuidas inimene iseennast näeb, ei pruugi olla see, kuidas ta teistele tundub. Aga kuidas sulle tundub, kuidas sa näed ennast? Või milline see juht sa tahad olla? Ma kindlasti olen suhteliselt otsekohene, aga vähemalt mulle meeldib arvata, et ma olen ka vastuvõtlik infole, mis tuleb teistelt. Et ma selle faasi olen ammu läbi elanud, kus ma arvan, et mul on kõigis asjades õigus. See on ammu selja taha jäetud. Ma tahan kohe selle kohta küsida. Kuidas see selja taha? Kas ma vastan sellele praegu või ma lõpetan eelmine? Lõpetage eelmine mõte ära. Et ma arvan seda, et juht peab olema konkreetne. Ettevõttel peavad paigas olema eesmärgid, mida me soovime saavutada. Ettevõttel peab olema selge põhjus, miks neid soovitakse saavutada, et mis on see, mida me soovime muuta. Ja soovitavalt võiks see olla suurem kui lihtsalt nii-öelda mingisugune finantsedu, eks ole, et see peab käima, see mäng peab käima nagu suuremas registris või suuremas kastis. Kui need asjad on olemas, kui kõik inimesed ettevõttest teavad, mille nimel töö käib, mida me tahame muuta ja mis on need mõõdetavad eesmärgid, läbi mille me seda tööd muudame, siis tegelikult hästi palju juhi sellise primaarseid ülesandeid on täidetud. Ja teine teema on inimeste juhtimine. Igal inimesel on omad plussid, omad miinused, ka juhil on omad plussid, omad miinused ja juht peab olema esimene inimene, kes mõistab, mis ta plussid ja miinused on ja olema valmis selleks, et ta eksib. Et juht peab jätma enda ego ukse taha kogu aeg. Võtta jõusaalis öeldakse, et jätta ego ukse taha, eks ole. Keegi ei jäta. Aga siis tulevad vigastused. Aga juht peab reaalselt olema sellepärast, et kui sa võtad ego endaga kontorisse kaasa, siis ühel hetkel keegi ei taha sinuga enam koostööd teha. Et tiimi ehitamine on hästi keeruline protsess, sest inimesed on niivõrd mitmetahulised ja on erinevad tujud, erinevad ambitsioonid eraelus, tööelus ja nii edasi. Et see on kindlasti üks asi, kus ma ise näen, et mul on hästi palju õppida, aga ma üritan olla siis hea õpilane. Aga kust sa õpid või kuidas? Kas sa, ma ei tea, loed mingid raamatuid või küsid oma inimestelt tagasisidet või mismoodi see protsess, see õppeprotsess välja näeb? Ma üritan analüüsida seda, mida ma teen. Ja et kui ma ise tunnetan, et ma tegin vea, et siis lihtsalt olla enda vastu aus ja mõelda, et millest see viga oli põhjustatud, kuidas ma oleksin saanud esile kutsuda teistsuguse tulemuse või teistsuguse reaktsiooni. Ja nagu ma ütlen, et teinekord on see, et vahet ei ole, mida sa teed, sa ei saa tegelikult mõjutada või muuta seda lõpptulemust. Aga see ei saa olla ettekääne, sa pead ikkagi enda poolt tegema ära kõik sellisel viisil, et see aitaks ettevõtet ja toetaks neid inimesi, kellega koos sa seda asja ajad. Et just selline missioonitunne, ühtehingamise tunne on see, mida me Robuses väga väärtustame. Et mina üksinda ei suudaks ettevõtet ka arendada või juhtida, et selles mõttes kõik need inimesed, kes meil ettevõttes on, nende panus on ülioluline, ülisuur. Nad peavad seda ise mõistma, et nende panus on ülioluline, ülisuur, eks. Ja et ettevõtte väärtustab nende panust, on hästi oluline. Aga kõik inimesed peavad ka vastutama. Et ütleme, hästi suurtes korporatsioonides võib-olla see vastutus teinekord hajub. Olen ise töötanud sellises suures korporatsioonis, kus siis lihtsalt ühel hetkel on ring inimesi, kes kõik näitavad nii-öelda segamini näpuga kellegi teise poole ja keegi ei ole süüdi ja nii edasi. Et meil on väga selgelt on see, et meil on usaldus üksteise vastu, aga samas see inimene peab olema valmis ka vastutama. Et
ma ei taha, et see kõlaks nüüd niimoodi, et noh, et keegi teeb mingisuguse vea ja siis saab, vastutab ja kui asjad ei õnnestu, et siis tuleb, ma ei tea, mis taevas kukub kokku, kaugeltki mitte, et selles mõttes kõik teevad vigu ja mina võib-olla teen veel kõige rohkem vigu, eks ole. Aga jällegi oluline on see, et see, kes vastutab ja kui asjad ei lähe nii, nagu nad peavad minema, siis tema peab olema see inimene, kellel tuleb initsiatiiv asju muuta. Et pigem vastutus siis nagu selles võtmes, et eksimine ei ole kaugeltki karistatav, sellepärast et kui kõigil on motivatsioon paigas, siis ega keegi ju ei tee meelega vigu. Vead lihtsalt juhtuvad, mida rohkem sa teed, seda rohkem sa eksid. Aga ongi oluline peegeldus, et okei, asjad ei lähe nii, nagu ma plaaninud olin. Nüüd on see minu ülesanne välja mõelda alternatiivsed lahendused. Kui ma ise ei oska, lähen räägin, aga olen piisavalt julge, et toon selle nagu lauda, et näete sõbrad, üritasin seda teha, ei tule välja, mis me teeme, mul on sellised mõtted, mis te arvate. Et juhina peab seda kõike, esiteks peab sellist struktuuri ettevõttesse tooma. Mina ise arvan, et see on see struktuur, millega me roobuses soovime edasi minna või selline nagu mõttemaailm. Tuleb seda juurutada, vahepeal tuleb inimesi julgustada ka seda vastutust võtma, sest teinekord võib see olla üsna raske vastutuse võtmine, eks ole. Mida uuem tiimiga liituna sa oled, seda mentaalselt raskem on sul ka vastutust võtta. Aga just selline nagu tiimi paradigma ja selle juurutamine ja pidev meeldetuletus, et miks me oleme siin koos, mida me teeme, mis meie eesmärk on. Et hoida see tiim toimimas nii, nagu ettevõttel kõige parem oleks. Mulle tundub, et see tagasisidestamine on midagi, millest me oleme päris palju rääkinud, teiste tagasisidestamine, ise enda tagasisidestamine, et kuidas seda õppida? Kas oskad öelda, mis on nagu head viisid, kuidas õppida ise endale andma tagasisidet rohkem? Sest jube lihtne on anda teistele, aga et kuidas ise endale seda õpetada? No jälle, ma ei tea, minu puhul on see olnud siuke trial and error, et kui sa oled enda vastu liiga enesekriitiline, et siis tal on selgelt on halvav efekt. Siis see mõjub su enesekindlusele, sa ei julge enam ise otsuseid vastu võtta, hakkad endas kahtlema ja muutud juhina või üldse inimesena, muutud liiga araks ja ei saa jällegi asju tehtud, eks ole. Et ma ei ütle, et mina olen selle kõige magusama sellise sweet spoti leidnud, aga ma olen kiikunud üle selle sweet spoti nagu hästi palju, et ma olen olnud endaga väga karm ja siis mõelnud, et mida see nüüd on mulle andnud ja pigem ma olen näinud seda, et see on destruktiivne. Samas, kui sa oled endaga liiga leebe, siis sa võib-olla ei võta seda õppetundi vastu sellisena, nagu ta tegelikult sulle peaks olema. Ja jällegi iga situatsioon on erinev, eks ole. Kas ma võin küsida, milles see karmus sinu puhul väljendus? Ja kuidas sa olid enda vastu karm? Oled endast pettunud. Ja, et ei ole endaga rahul. Mina olen selgelt iseenda kõige suurem vaenlane, ja iseenda kõige suurem kriitik. Ja kellegi teise kriitika, sellega ma suudan üsna hästi juba praeguseks hakkama saada, aga kui ma ise olen endas sügavalt pettunud, et siis ma tunnen, et ma olen iseennast alt vedanud, ma olen teisi alt vedanud, et see tunne minu sees on palju suurem kui siis, kui keegi teine teeb kriitikat. Kuidas sa sellest üle saad? Mis see sisekõne on sinu sees? Tuleb olla enda vastu otsekohene, aga lahke alatooniga. Olen mina avastanud, et minu puhul kõige rohkem toimib. Et kõigepealt on selline ownership, jah, ei läinud hästi. Et tegid suure vea, ilge jama, nõrk esitusmik on. Ja siis okei, aga kuidas ma saan seda paremaks muuta? Et alati peab see
see lause või kriitika peab mõtlema, et aga mida ma nüüd saan teha, et mitte kinni jääda sellesse, et kui kohutav see asi oli, mis nüüd juhtus, eks, või kui õnnetu otsus see oli, vaid et mida ma nüüd saan edasi teha selleks, et see olukord, seda olukorda parandada või teha mingit damage control'i või siis teinekord üleüldse nagu positiivseks asjaks keerata, ka selliseid asju võimalik teha. Et jah, minu puhul on see, et oled enda vastu aus, jah, korraldasid jama, aga mida nüüd teha? Et mitte kinni jääda. Enne seda, kui me läheme vaimse tervise juurde, millest ma tahaksin sinuga natuke rääkida, on see, et ma tulen korraks tagasi Roobuse juurde. Te olete viimasel ajal päris korralikult kasvanud. Mulle tundub, te olete väga aktiivsed sotsiaalmeedias, teil on, ma olen teie Instagrami vaadanud, väga professionaalne, väga ilus näeb välja. Teil on, ma võin öelda, et vist Eesti parimad treenerid on seal, või väga hea selektsioon Eesti väga headest treeneritest. Eks te olete endale kokku pannud megatiimi. See kõik nõuab investeeringuid ja ma usun, et teil on ka päris palju investoreid. Mis on see teie nipp? Kuidas saada investoreid? Jah. Ei taha kohe öeldagi. Ei vastupidi. Ma lihtsalt mõtlen seda, et nipp. Ainuke asi, mida ma saan öelda, on see, et sul peab ise olema sügav usk ja kirg selle vastu, mida sa teed. Kui sul ei ole kirgev ja seda sügavat usku, siis sa ei saa eeldada, et teised ka saaksid aru. Sellepärast, et alustavasse ettevõttesse investeerimine by default sa eeldad, et sa ei näe seda raha enam kunagi, eks ole. See on lihtsalt matemaatikas tõenäosusteooria. Aga sa pead suutma panna investorit nägema enda visiooni sellel hetkel, kui sul reaalselt ei ole suurt midagi ette näidata. Väga keeruline asi, mida teha. Ettevõtted teevad seda erinevalt. Ongi erinevatel inimestel on erinev lähenemine, eks ole. Ja kuidas teie seda tegite? See tuli selles mõttes üsna orgaaniliselt, et meil oligi hästi kindel visioon, mida me tahame saavutada. Meil olid hüpoteesid, kuidas me tahame sinna jõuda. Ja meil oli ka tugev selline founderite tiim, või on tugev founderite tiim. Ja me toetame siis nagu professionaalses mõttes üksteist, et ühel founderil on tugevad ja mingisugused kindlad aspektid, ütleme, ettevõtlusest, teisel on teised aspektid. Et ma arvan, et see oli meie tugevus, me moodustasime üsna hea sellise väikese, kompaktse, aga suhteliselt tervikliku tiimi nendest oskustest, mida üldiselt eeldatakse, et sellisel startupil või alustaval ettevõttel peaks olema. Et tiimi kindlasti investeeritakse, sest ettevõttel tuleb ikkagi üle elada mitu pivotit, sellepärast, et sa võid äriplaani kirjutada, aga tavaliselt äriplaan, kui sa põrgatad seda vastu päris maailma, umbes 3 päeva peab vastu, eks ole, ja siis sa saad aru, et tegelikult need asjad ei toimi üldse nii. Ja investorid teavad seda. Aga kui nad näevad seda, et see kirg on olemas, sul on olemas eesmärk, siis ei olegi ju vahet, et kas sa lähed sinna mööda teed number 1, teed number 3 või teed number 9. Peaasi on see, et sa jõuad sinna. Aga need teed on kõik nagu erinevad, osad lähevad vastu maja seina ja osad lähevad tükke ja nii edasi, eks ole. Aga lihtsalt see järele jätmatu jonn ja kirg saavutada seda, mida sa oled otsustanud saavutada, et see, ma arvan, peaks olema selline nagu underlying selline omadus. Ja oskused siis ujuda ja ronida, ma saan aru, et üle seina ja läbi jõe. Ja aru saada, et kas on mõistlik ronida või lihtsalt mõistlik ümber minna, eks ole. Ja tagantjärgi oleme kõik targad, eks ole, aga see hetk, kus sa seisad mingisuguse seina ees ja siis otsustad, et kas sa kogud dünamiiti ja lased selle seina õhku, ronid üle või katsud minna ringiga, teadmata kui pikk see sein on, et need on kõik sellised metafoorilised ärilised otsused, mida sa pead tegema, eks. Ja sellel hetkel sa ei tea, mis õige on. Aga kui sul ei ole seda kirge ja kui sul ei ole teatavat, ütleme, igasugune kogemus tuleb kasuks, nagu varasem ärikogemus või mida rohkem sa oled kogenud, näinud, mida laiem on su silmaring, see kõik tuleb kasuks, aga see ei ole nagu raudpolt eeldus, et sul peab need olema. Et öelda, et ma saan kindlasti liikuda punktist A punkti B, see 99,9% ei juhtu mitte kunagi niimoodi. Et need teed on hästi käänulised. Ja ühel hetkel sa vaatad, et
asjad hakkavad sujuma ja teisel hetkel seal on mingisugune tohutu kuristik ees ja pead kiiresti ümber kalibreerima. Et noh, seda teab absoluutselt iga ettevõtja, seda teab iga investor ka. Aga et kõike seda arvesse võttes, siis investoril peab olema ikkagi mingisugune teatav kindlus, et okei, et ma ostan sellele põhimõtteliselt nagu lotopileti, eks ole. Et ma olen valmis investeerima, sellepärast et punkt number 1, ma usun sellesse, mida see tiim teeb. Mulle meeldib see projekt ja seal on olemas tuntav tõenäosus, et nad saavutavad selle eesmärgi. See, kuidas nad saavutavad, väga lahtine. Me pitchime ju mingisuguse mõtte, et meil on selline idee, et me saavutame selle niimoodi. Seal tuleb pivoteid ette, see on paratamatu lihtsalt. Elu muutub meie ümber kogu aeg. Aga jah, et tiim ja selline absoluutselt pime usk sellesse ja selline suur motivatsioon saavutada seda eesmärki. Kumb on olulisem, kas idee või teostus? Ideed ei maksa tänapäeval mitte midagi. Et ideid müüakse kilo hinnaga. Need ei maksa mitte midagi. On olemas suurepärast ideid, mis ei ole kuhugi jõudnud, lihtsalt puuduliku teostuse pärast. On suhteliselt keskpärased ideed, millest on saanud ülemaailmsed hitid, lihtsalt sellepärast, et on hea teostus ja on olnud õige aeg asja teostamiseks. Et kui me vaatame ka mingid varasemaid, ühesõnaga vaatame olemasolevaid Eesti edulugusid, siis nii mõnigi neist ei ole olnud innovatiivne idee. Peaaegu et samasugused ideed on olnud võib-olla 3 või 5 aastat varem, aga kas teostus ei ole olnud nii hea või aeg ei ole olnud küps. Üks nendest asjadest logiseb ja ei tule seda turu traction'it. Nii et just see ajafaktor või et millises keskkonnas sa mingit ideed hakkad siis üles ehitama või realiseerima, ülioluline. Et jah, teostus on idee sisuliselt, tore on, kui on hea idee, eks ole. aga jah, et kui ta ei ole, ma isegi ausalt ei oska öelda, et selles mõttes, et teostus on selgelt number 1. Kui sul on mingi idee, millele sa saad tugeva patendi võtta, see kõik muidugi aitab ju kaasa. Mingisugune tugev IP, aga keskpäraste ideedega hea teostusega on võimalik maailma muuta. No maailma ei saa muuta, kui me oleme füüsiliselt katki ja vaimselt katki. Ja ettevõtte juhina on väga oluline see, et sa oled vaimselt tugev. Et kuidas sina selle poolega tegeled? Mida sa teed, et ennast hoida vaimselt vormis? See on olnud teema, millega ma olen väga palju tegelenud. Ja ma olen olnud ka oluliselt halvemas positsioonis, kus ma olen praegu. See on selliste overachieverite probleem. Sul on endal hästi kõrged ootused ja kui need ootused mingil hetkel ei realiseeru või tunduvad mitte realiseeruvat, siis on samamoodi on see sisekõne, eks ole, et hakkad iseendas kahtlema ja hakkad küsima küsimusi, mis kõrvaltvaatajal on absurdsed küsimused, aga sulle sellel hetkel on need sellised eksistentsiaalsed. Mina hakkasin väga palju siis, ühesõnaga ma hakkasin mediteerima ja ma hakkasin siis lahti mõtestama ma ei tea, siis otseselt enda eksistentsi, aga siis hakkasin vähemalt panema sellisesse prioriteetide või tähtsuse järjekorda, et kui tähtis mingisugune aspekt minu elus on, et lihtsalt saada mingisugune struktuur ja mingisugune selgus, et mingid sellised tumedad, tugevad impulsid ei lööks mul nagu maailma laiali, eks ole. Ja ma mediteerisin iga päev ikka mitu aastat järjest ja enam ma ei mediteeri. See andis mulle sellise baasi, kus ma tegelikult ei peagi enam nagu igapäevaselt mediteerima. Ma võiks seda selles mõttes, et tegelikult on seda mõnus teha.
sa pärast oledki värskem. See tegelikult on ka nagu mõnus protsess. Aga kui sul ei ole otseselt aega ja jah, gurud ütlevad, et kui sul ei ole aega mediteerida, siis sa tegelikult pead selle aja leidma ja nii edasi. Ja see kõik on fine, ma ei vaidle vastu, on ju. Aga tegelikult mingisugune, ütleme, reaalne elu paneb ka mingisugused piirid. Aga ma prioritiseerisin seda, kui enda nagu päevase rutiini ühte osa mitu aastat järjest. Ja ma võin öelda, et see on mulle pannud sellise põhja, kus ma alateadlikult, poolalateadlikult kasutan neid samu meditatsiooni viise põhimõtteliselt iga probleemi või mõtte protsessimisel. Niimoodi, et mul enam ei ole selliseid tundmusi või mõtteid, mis su nagu täiesti nagu ära röövivad iseenda seest. Et sa suudad kohe panna mingisugused piirid sellele asjale ja seda ma ütlen, et on kindlasti tulnud läbi meditatsioonipraktika. Mida sa täpsemalt tegid? Kas sa kasutasid juhendatud meditatsioone? Ja. Mina kasutasin sellist äppi nagu Headspace. Andy Birdie. Ja mulle väga meeldis. Mulle meeldis ta intonatsioon ja see hääl ja see kõik mulle sobis. Sest ütleme, kui sulle hääl ei meeldi, ega sa ei kuule siis seda asja, eks. Aga mulle sobis, ma olin valmis seda infot ise vastu võtma, mul oli selle vastu huvi, ma sain aru, et ma pean midagi muutma. Kui keegi oleks jõuga peale surunud seda, siis ma ei oleks viitsinud seda teha, aga ma olin kuidagi ma olin enda isiklikus arengus ja selles situatsioonis ma olin nagu valmis seda infot vastu võtma, protsessima ja võtma seda kui nagu tõesti infot, mitte kui mingit surra-murra, mingisugust jumal teab mis asja, eks. Ja minul see töötas väga hästi. Kas sa mäletad, mis see hetk oli või mis see tõuge oli, kui sa said aru, et nüüd ma pean sellega tegelema? Kui ma palju mõtlen, siis usutavasti ma mõtleks välja ka. Aga ma arvan, et ma jõudsin sellisele arusaamale, et mul ei ole enam midagi kaotada. See ei tähenda seda, et mul ei mingid suitsidaalsed mõtted, mul ei ole kunagi olnud, eks ole. Aga lihtsalt ma tundsin, et mul ei ole enam mõtet otsida või ma sõnastan ümber, et tegelikult ma ütlesin ära, mul ei olnud midagi kaotada enam, et okei, ma vaatan, ma lähen ilma eelarvamusteta lähen sellele kogemusele vastu ja siis vaatame, mis sealt tuleb. Et mu enda see siseelu oli juba piisavalt selline piisavalt tume, et mul tegelikult ka ei ole nagu midagi kaotada. Et hakata veel seal mõtlema, et aga see ei anna mulle ju niikuinii mitte midagi, et siis sa juba nagu by default lihtsalt nagu keelad endale mingisuguseid lahendusi. Ja ega ta ju lõppkokkuvõttes ei ole ju mitte midagi muud kui ütleme see meditatsioon ise hingamisele keskendumine ja enda mõtete ja selle sisekõne avastamine. Meil kõikidest mõtetest me tegelikult nagu tajume või saame aru, et me mõtleme kuidagi hästi väikese osa, et enamus sellistest mõtetest on nagu alateadvuses. Meditatsioon aitab rohkem teadvustada seda, mida me mõtleme ja see haakubki sinu varasemate küsimustega, eks, et see sisekõne, et sa tabad ära, et sa annad iseendale negatiivset sisekõne ja süüdistad iseennast. Sa tabad ära, et okei, ma teen praegu seda ja see ei ole mulle kasulik, see ei lahenda ühtegi asja. Et sa aksepteerid, et sul on selline sisekõne, eks ole, sa võtad selle asja vastu ja siis sa saadki selle konksu sinna taha panna, aga mida ma nüüd saan teha. Et sa lihtsalt märkad rohkem seda, mis su sees toimub. Märkad rohkem enda mõtteid. Et selles mõttes see ei ole mingi uuga-puuga surra-murra, eks ole, vaid et sa lihtsalt oled rohkem teadvel iseenda mõtetest.
ja see on hästi suur selline või hästi oluline nagu tööriist sellest tööriistakastist, mis sul kasutada on. ma lihtsalt jäin mõtlema, et mul on hästi kahju, et väga paljud inimesed jõuavad nende teemadeni alles siis, kui nad on juba täiesti ummikus. Et see on samamoodi nagu treening, et ma olen nüüd nii vormist väljas ja nüüd ma hakkan alles trenni tegema, et miks meil ei ole sellist, see pole küsimus, see võib olla lihtsalt nagu arutelu koht, et huvitav, et miks meil ei ole sellist driverit sees ennetada olukordi, et miks me nagu peame tegema läbi nii palju vigu ja ma ei tea, fail'e ja halbu olukordi selleks, et me saaksime aru, et jah, kuule, tõesti, trenn teeb mind tugevamaks. Enda eest vaimselt hoolitsemine teeb mind tugevamaks. Jah, trenn kui selline on ju tegelikult suhteliselt hilisaja nähtus. Kunagi ei olnud vaja trenni teha, sellepärast et elu ise käskis sul trenni teha. et kui sa olid ikkagi talunik, et siis sa said ja eeldatavasti saad ka praegu päris korraliku koormuse, eks ole. Et kõrgklassil olid need terviseprobleemid. Eks selle vaimse tervisega on samamoodi, et kui kõik on hästi, siis sa ei tunne ju selleks vajadust, et siis miks seda teha. Aga see maailm meie ümber on eriti viimasel ajal nii kiiresti muutunud, et näiteks ütleme, mina küll enda lastele üritan, ilmselgelt ma ei saa neid mediteerima, aga pigem aidata nende selliseid tundeid või mõtteid lahti mõtestada või aidata siis märgata siis mingisugust sisekõnelist elementi, et see temaatika ei oleks nagu nende jaoks uus. Kuidas sa seda teed? Katsun seletada ja enda näitel. Et kui ta tuleb näiteks halva emotsiooniga, tuleb koolist või lasteaiast, siis ma saan enda näitel öelda, et mida mina teen selleks, et kui mul on halb emotsioon, et ma ei taha seda, see põletab mind, see kulutab mind. Ma korra mõtlen, et kas mul on sellest intsidendist midagi kaasa võtta, aga ma ei tohi sinna tundmusesse kinni jääda. Et see lihtsalt kurnab mind ja ainuke kaotaja olen mina ise, mitte keegi teine ei kaota sellest, eks. Ja iseendale nagu meelega halba soovida ei ole mõistlik tegevus. Et lihtsalt katsuda lastepäraselt või ma katsun lastepäraselt seletada. Kui palju sealt kinni jääb, ma ei tea, aga ma vähemalt proovin. Et see temaatika ei oleks nende jaoks uus, sest ega laste elul ju läheb aina raskemaks ja raskemaks ja raskemaks, eks ole. Et need sotsiaalsed konstruktsioonid nende ümber muutuvad aina keerulisemaks ja mitmekihilisemaks. Nii et jah, ühesõnaga, seda ma üritan teha. Enne seda, kui ma lähen fänni küsimuste juurde, siis lihtsalt sinu enda mõte, et kuidas saada noori rohkem liikuma? Sest see on probleem praegusel ajal. See on väga suur probleem ja see on üks probleem, mis kui ma näen ülekaalulist last, siis ma lähen kohe kurvaks. Ma olen tõesti kurvaks nagu sisemiselt. Väga keeruline on seda teha muud moodi, kui et see kodune kasvatus peab olema see, mis soosib lapse liikumist. Sest ega laps ei oska nagu ratsionaalselt ju mõelda seda, et ma ei taha muutuda ülekaaluliseks, ma pean tegema trenni. Nad ei mõtle nendes ja sellistes konstruktsioonides, eks ole. Ta pigem mõtleb, et kust ta saab järgmise jäätise. Et see peab olema kodune kasvatus. Aga kui me vaatame seda, kui palju on meil ülekaalulisi täiskasvanud inimesi, siis kuidas seda kodust kasvatust muuta? See on juba nagu väga suur küsimus. Minu meelest viimane statistika, ma võin nüüd eksida, aga kas ei olnud mitte niimoodi, et kas iga 4. või iga 5. esimesse klassi minev laps on ülekaalus? Ja kui me oleme arvanud seda, et Eesti on suhteliselt või eestlane on suhteliselt tervislike eluviisidega ja soomlane on jäme, siis tegelikult viimast andmed, mis ma vaatasin, on see, et Eesti on 1% punktiga Soomest maas. Et sisuliselt see on sama.
aga 15 aastat tagasi siis mõtlesime, et näed, nüüd on üle lahe on hea elu peal ja ei pööra enda välimusele või sellisele tervislikule sportlikule vormile mingit tähelepanu, aga see on heaolu ühiskonna märk on ju. Minul ei ole siin head lahendust, et jah, see ongi aus vastus, mul ei ole head lahendust, et see muutus peab toimuma nagu paradigmana, et see ei saa olla mingisugune peale surutud asi, sest et siis on hästi suur see pushback inimestel. Ja me näeme ju seda, et need tervislikud eluviisid nagu muutuks populaarsemaks ja see kandepind on laiem, aga samas kui me vaatame protsente, sellist nagu üleüldist rahvastikku, siis see rahvastiku tervis ikkagi selgelt kukub. Ka see nii-öelda see tervena elatud aastate arv kukub. Et meditsiin muutub aina paremaks, me suudame inimesi kauem elus hoida ja see kõik on hästi tore. See kõik võtab rohkem raha. See võtab ka rohkem raha, eks. Aga lihtsalt see, et inimene tunneks ka sellest elust täit mõnu ja rõõmu ja funktsioneeriks nii, nagu loodus on inimese ette nähtud funktsioneerima. Et see on hästi suur nagu probleemi küsimus, et ma saan aru elektritõukeratastest ja ma saan aru nende potentsiaalsest kasust, et kui sul on vaja hästi kiiresti jõuda punktist A punkti B, eks ole, ja nii edasi. Aga ma käin koeraga jalutamas, selles mõttes jälgin inimesi, et ma näen väga palju elektritõukeratastega sõitmas inimesi, kes tegelikult peaksid kõndima. Saba. Et ja jällegi see teeb kurvaks. Et see maailm muutub, aga inimesed, ütleme siis niimoodi, et inimese füsioloogia ei muutu nii kiiresti kui maailm meie ümber, eks, inimese bioloogia. Et lõppkokkuvõttes me oleme suhteliselt sarnased, nagu me olime tuhandeid aastaid tagasi. Et ilmselgelt väiksed muudatused pidevalt toimuvad, aga tegelikult me peame olema heas füüsilises vormis selleks, et nautida elu nagu täiel rinnal. See mõjutab meie hormonaaltasakaalu, mõjutab seda, kuidas me ennast tunneme, mõjutab seda, milline on meie enesekindlus, eneseusk. Aga rasvunud inimesel hormonaaltasakaal ei ole paigas ja see paratamatult, tahame või ei taha, aga see mõjutab seda, kuidas inimene funktsioneerib ka vaimsel tasandil. Et jah, oleks mul hea lahendus välja pakkuda, siis ma kindlasti pakuks, aga mul ei ole. Et töösektsioonides mina üritan vähemalt enda panuse anda sinna, ma üritan populariseerida sportlikke eluviise, aga jah, see on hästi suur probleem. Meil on siin paar fänni küsimust. Merli tahab teada, mis on edu? Mida soovitaksid õppida 16-aastasel endal täna? Mis on edu? Need vist võib võtta 2 erineva küsimuse. Ja ma võtangi. Jällegi edu tähendab erinevatel inimestel erinevaid asju. Aga sinu jaoks? Eneseteostus. Et sul peab olema eesmärk elus ja sa pead püüdma seda eesmärki saavutada. See ei tähenda seda, et sul eesmärgid ei võiks muutuda, peavadki muutuma. Selles mõttes, et kui sa võtad 16-aastaselt ühe eesmärgi ja sul on 59-aastaselt sama eesmärk, siis mida sa vahepeal tegid? Et eesmärgid peavad muutuma, meie muutume, prioriteedid muutuvad nii edasi. Aga mida ma ise arvan, mida ma palju noortes näen, on see, et ei ole eesmärki. Ja ilma eesmärgita elatud elu on suhteliselt tühi ja nukker. Aga samas, kui sul on eesmärk ja sa tahad sinna poole, tahad seda saavutada, siis see nõuab tööd. Ja töö on ka tänapäeval, ei ole liiga populaarne sõna. Et me võime jälle tööd tõlgendada nagu erinevat viisi, eks ole, või erinevat moodi. Aga see nõuab tööd. Et see nõuab pühendumist, see nõuab fokusseerimist, see nõuab ohvreid.
Ja väga paljud inimesed ei ole valmis nagu pühenduma, et käiakse nagu Rootsi lauas, võetakse siit natuke, võetakse sealt natuke ja nii edasi. Aga lõppkokkuvõttes sa tegelikult sellist nagu mõtestatud pingutust ühe kindla eesmärgi saavutamise nimel nagu ei tee. Aga mina arvan, see on minu enda nägemus, et peab olema üks eesmärk, mille nimel sa tööd teed. Ja kui see eesmärk vahepeal muutub, jumala fine, aga sul peab olema mingisugune asi, mille poole püüelda. Ja mida ma soovitan õppida 16 aastasele, absoluutselt vahet ei ole, mida sa õpid. Et ma peas seda statistikat ei mäleta, aga näiteks, aga see on hästi suur protsent ameeriklasi, kes õpib ülikoolis ühte asja ja töötab selle eriala peal umbes 2-3 aastat ja siis vahetab täiesti eriala. See on üks asi, mis on tänapäeva maailmas hästi tore, et sisuliselt on kogu maailma teadmised ja informatsioon on paari kliki kaugusel. Et kui sul on see eesmärk ja kui sul on töötahe, et siis sa suudad ennast ise harida peaaegu ülikooliga võrreldaval tasemel. Võib-olla ei saa sinust neurokirurgi, eks ole. et kui sul on need ambitsioonid, siis kindlasti mine ülikooli. Aga jah, kui ma mõtlen ka nagu enda ülikooli aastatele tagasi, et siis vahet ei ole, mida sa õpid. Sul on nii palju võimalusi ennast ise harida. Võib-olla ainuke asi, mida ülikool annab, võib-olla on ka see, et see kinnistab sinu suutlikkust teha tööd. Ta lihtsalt, et sul on mingisugune eesmärk, sa pead selle poole liikuma ja sa pead mingid asjad ära tegema, olgu need siis meeldivad või ebameeldivad. Aga õpi seda, mida sa tahad õppida ja ära ole nagu kinni üldse selles, et kas sellest saab kunagi tulevikus hitt. Väga head soovitused. Näed sa siis. Ja võtan siit ühe küsimuse veel. Mida või väga konkreetne või nagu spetsiifiline küsimus, mida või kas üldse teeksid midagi Robuse launchi juures teisiti? Mis launchi siin on mõeldud? Et kas siin on mõeldud nagu brändi enda launchi, kas siin on mõeldud IPO-t? Ma ei tea. Hästi raske on niimoodi öelda, et minu enda, ühesõnaga mida mina teen ja mida meie tiim teeb, on me anname endast parima selle informatsiooni tingimustes ja nende teadmiste tingimustes, mis meil on. Et me anname alati endast parima. See, kas me oleksime saanud midagi paremini teha, võib olla, aga jällegi selline tagantjärgi peegeldus. Kui me muudame midagi, siis võib-olla mingis konkreetses valdkonnas oleks midagi saanud paremini teha, aga võib-olla nii-öelda nagu liblika tiivalöögi efektina oleks see mõjunud negatiivselt mingisse muusse valdkonda. Et me lihtsalt katsume teha kogu aeg endast parima ja katsume olla ausad enda vastu, ausad enda progressi vastu ja pidevalt areneda parimal viisil. Ja, ma ei oska rohkem midagi lisada. No ma loodan, et küsija sai oma vastuse ja kui ei saanud, siis ma arvan, võib sulle otse kirjutada, eks ole. Kus sind üldse leiab? Instagramis oli sulle väga huvitav nimi. Jah, Instagramis on According to Mick. Selline Insta nimi. Ma ei ole hea postitaja, aga kui ma nüüd näen, et tuleb mõni uus jälgija, siis ma kindlasti panen. Selge. No nii, ja ma liigun nüüd, aeg läheb nii kiiresti lihtsalt, see on uskumatu, meie soovituste nurga juurde. Ja alustame siis esimesest, mis võiks olla üks teos, mida iga inimene võiks oma elus tarbida. Olgu see siis raamat, näidend, näitus, film, podcast, mis iganes. Sul on keerulised küsimused. Absoluutselt. Sest see asi, mis mind liigutama paneb, see ei pruugi üldse kedagi teist panna. Et see ei ole nüüd nagu otsene vastus su küsimusele, aga mida mina teen on see, et kui ma olen uues linnas, siis ma alati külastan kunstimuuseumi. Alati. Ja siis ma lihtsalt katsun saada sealt inspiratsiooni või katsun natukene mõtestada neid kunstiteadlased, mis seal on. Ja katsun läbi selle enda elu rikastada nagu juhitult. Ehk siis külastage
kunstimuuseumi ja kunstimuuseum tasub alati külastada. See on väga tore asi, mida teha. see on väga hea soovitus. See on väga hea soovitus. Siis üks hetk, mida iga inimene võiks oma elus kogeda. Lapse sünd võiks olla. Samas ma tean, on osad inimesed, kes on täiesti konkreetselt, et nemad ei ole lapsevanemaks loodud, which is fine. Võib-olla siis ei olegi nende jaoks see soovitus. Aga ma arvan, et see, ütleme, lapse sünd on kindlasti üks asi, mis annab kuidagi uue dimensiooni elule. Ja selline võib-olla siuke, kuidas ma ütlen, loodusega ühtekuuluvustunne. Et meil on mingisugused hetked, näiteks kui sa oled looduses, näed mingit kohutavalt ilusat vaatepilti ja siis teinekord tuleb nagu selline tunne, et nagu sinu ja looduse vahel ei ole nagu piiri või et sa oled nagu osa sellest loodusest, et mulle endale need hetked on hästi siuksed nagu toredad hetked, et see täidab kuidagi hinge sellise suurusega, et mulle see meeldib. Ja üks spordiala, mida võiks proovida? Jah, proovida võib paljut. Üks asi, mida ma enda vanemale tütrele ütlesin, et tema soovib ka proovida paljusid erinevaid spordialasid. Proovimine on väga fine, sest sa kunagi ei tea, et mille vastu sul see tõeline kirg tekib, eks. Aga samas ei tohi olla ka liiga pealiskaudne proovimine. Et ma toon jälle selle Rootsi laua paralleeli sisse, sest et siis sa proovida kogeda, aga tegelikult sa ei saa kuu, 2 või isegi pool aastaga sa tegelikult ei saa aru sellest, et mida see spordiala endast kujutab ja et võib-olla sellest saad aru, et kas ta pigem meeldib või pigem ei meeldi. Aga sa tegelikult ei saa aru, et ütleme, kui meeldib, kui palju ta meeldib. Mida mina ise soovitan on see, et sport, ja ma räägin ainult enda vaatenurgast, sport võiks olla funktsionaalne. Ta võiks olla mõõdetav. Ja pigem mõõdetav siis kas kilodes või sentimeetrites, meetrites, sekundites. Siis on protsessi lihtsam mõõta ja aru saada, et kas sa liigud õiges suunas. Ütleme, paljud käivad trennis esteetika pärast, et hea välja näha ja see on väga okei. Minu arvamus on see, et kõige esteetilisemad kehad ei ole mitte kõige, ma sõnastan ümber, et mitte kellelegi varba peale astuda. Minu meelest kõige esteetilisemad kehad on need, kui sa vaatad sellele füüsisele peale ja sa näed funktsiooni seal taga. Ja need võivad olla erinevad. Sa vaatad jõutõstjat ja sa näed selle keha taga funktsiooni. Sa vaatad ujujat ja sa näed funktsiooni. Ja neil kõigil on hästi erinev esteetika. Aga mis minu jaoks teeb selle esteetika atraktiivseks on just see, et sa näed seda funktsiooni seal taga. Mille jaoks see keha on ehitatud. Et see keha ei ole ehitatud mitte ilu ja esteetika jaoks, vaid ta on ehitatud mingisugust funktsiooni täitma. Ja siis ei ole enam vahet, kas sa oled jooksja või iluisutaja või jõutõstja või triatleet või kes iganes. Aga kui sa vaatad inimesele peale ja sa näed, et seal on taga palju tööd ja see keha on milleski hea või ta on millekski ehitatud, siis minu meelest see annab kogu sellele perception või sellele nagu tundmusele annab nii palju juurde. Et mina ise olen valinud sellise nagu hübriidlahenduse, et sa oled nagu suutlik, nagu able body, et sa suudad teha rasket tööd pikaajalt, et sul ei ole kõige suuremad maksimaalsed jõunumbrid. Sa ei ole kõige kiirem. Aga sa suudad teha vajadusel tunde rasket tööd, et sa oled hästi nagu universaalne või hübriid. Et minu enda konkreetne eelistus on see, aga just mulle meeldib näiteks ujuja keha, mis võib-olla ei ole, ta on üsna ebastandardne, eks ole, hästi laiad õlad ja nii edasi, aga mulle see meeldib, sest ma näen seda funktsiooni. Ma tean, et miks see keha selline on, et ta liigub hästi kiiresti vees. Ja siis see paneb mind seda esteetikat hindama hoopis nagu teistel alustel. See ei olnud otseselt vastus küsimusele, aga jah, ühesõnaga. No, aga see on siis selline nagu puslevad, et paneme väikestest tükikestest kokku ja kes tunneb, et tahab, et mul on see pusletükike on just puudu sellest, et ma ei tea, minna mingit spordiala proovima, siis ma usun, et siit sai väga, väga head juhendit. Mida ma kindlasti soovitan on jõutreening.
vahet ei ole, mis su päris väljund on. Aga näiteks, kui sa oled jooksja ja sa ei tee jõutrenni, siis sa tegelikult ei treeni optimaalselt. Loomulikult mahud on teised, harjutused on teised, aga see, kui sa ei tee jõutreeningut, siis sul mingisugune oluline osa nii-öelda sellest puslest jääb tegemata. Et keegi ei eelda seda, et sa teed pro splitti 5 korda nädalas, aga oma koht jõutrennil on sisuliselt igas treening väljundis olemas. No see on nüüd küll väga, väga õige lause ja väga õige soovitus, mille pealt täna otsad kokku tõmmata. Mina olen ka väga suur jõutrenni fänn, ma arvan, et kõik peaksid seda oma elus tegema, kui te tahate pikalt elada. Mikk, suur aitäh, et sa täna meile külla tulid ja aitäh kuulajad-vaatajad, et olite meiega ning järgmise korrani. Tšau! Sportland, Be First podcast.